mõte. Vabadus ei ole tasuta. See nõuab distsipliini, ohvreid ja julgust teha seda, mida teised ei tee. Kõlab küll lühidalt, aga selle taga on sügavam tõde. Vabadus, mida inimene oma elus ihkab, ei tähenda üksnes võimalust teha, mida süda või tuju parasjagu käsib. Tõeline vabadus algab iseendast. Oskustest valida, juhtida oma elu teadlikult ja mitte jääda teiste arvamuste või hetke emotsioonide meelevalda. Kõigepealt tuleb rääkida distsipliinist. Ilma selleta pole vabadusel tegelikult sisu. Kui inimene ütleb, ma olen vaba, ma võin teha, mida tahan, aga samal ajal ei suuda ta oma harjumusi ohjata, siis on ta tegelikult vang oma nõrkuste, impulsside või mugavuse vang. Näiteks võib tunduda, et vabadus on süüa alati seda, mida hing ihkab, kuid kui see viib tervise rikkumiseni, pole see enam vabadus, vaid sõltuvus. Samuti võib tunduda raha kulutamisega, et vabadus on see, kui me kulutame raha hetke emotsioonidest lähtuvalt. Aga tegelikult võib see viia võlgadesse ja sellisel juhul muutub vabadus hoopis koormaks. Distsipliin on oskus jääda endale piire, mis ei lämmata, vaid annavad ruumi kasvada. Just see enesekontroll loobki pinnase, kus vabadus saab olla püsiv, mitte ajutine illusioon. Teiseks on vabadusel alati oma hind, mis väljendub ohvrites. See ei tähenda suuri, dramaatilisi tegusid, vaid pigem igapäevaseid valikuid. Kui soovid olla vaba tööorjusest, pead ohverdama osa oma mugavusest ja õppima, kuidas ise oma aega ja raha juhtida. Kui soovid vabaneda halbadest harjumustest, pead loobuma lühiajalistest naudingutest ja taluma ebamugavust, mis sellega kaasneb. Kui soovid elada vaba ja ausa inimesena, tähendab see, et sa ei saa alati valida kergemat teed, vaid pead valima, ütlema ei ka siis, kui see on ebamugav või teeb sind teiste silmis vähem populaarseks. Kolmas mõõde on julgus. Julgus teha seda, mida teised ei tee. Vabadus ei seisne ainult valikuvõimalustes, vaid ka julguses seda valikut kasutada. Julguses vastutada. On lihtne minna kaasa sellega, mida enamik teeb. Töötada ametikohal, mis ei paku rahuldust, elada harjumustes, mis ei vii edasi, või vaikida siis, kui süda tegelikult kisendab. Kisendab, et peaksid rääkima. Julgus tähendab riskida, astuda samm sinna, kuhu teised ei julge minna ja jääda truuks oma sisemisele kompassile. Paljud kardavad eksida, aga tegelikult on suurim eksimus see, kui me ei kasuta oma vabadust üldse. Kokkuvõttes ei ole vabadus mitte mugavuse ja kerguse sünonüüm, vaid hoopis vastutus, mille eest tuleb iga päev hoolt kanda. See nõuab enesedistsipliini, loobumisi ja sisemist julgust. Kuid kui neid kolme samm-sammult oma ellu integreerida, siis tekib vabadus, mis ei sõltu välistest oludest, vaid mille allikas on inimese enda sees. See on vabadus elada nii, et tunned end päriselt iseenda elu peremehena. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!